Eesti Autospordiliit ja Eesti Kaardiliit esitlevad Auto24 talendid rajale Triobeti kaardikeskuses. Start on antud. Jäi siin magama minu meelest stardis, kas see oligi Karel Padar number 10. Võib-olla nägin valesti. Igatahes selline mulje jäi. Aga õige pea saab näha, oli see nii või mitte. Võib-olla minu tönts kotkapilk ei jaganud matsu päris hästi. Igal juhul esimesena näeme õige pea, kes sealt tulemus on. Tulebki number 17, 9 ja 8 järjest. Oja, Sinkevitš, Tintse. Ja Tintse läheb möödasõidule, pressib mööda number 9 Sinkevitšist, nii et Tintse tõusis teiseks praegu. Sai mööda Sinkevitšist ja kas juba ründab ka number 17 korra hetkeks juba tundus niimoodi, et Oja on ka löögi all, aga Oja veel jätkab liidrina. Ja Tintse on tal seal päris tihedalt sabas praegu. Vaatab korraks tagasi number 9 Tintse. Siis number 8 muidugi, Georg Martin Tintse. Ja nüüd jällegi siin tagasipöörde kurv. No katab kinni number 17, aga tihedalt on esikolmik koos ja tänu nende pusklemisele praegu on siin ka ütleme 4. sõitja väga heal positsioonil, nii et kui esimesed peaksid mingisuguse puntratantsu seal korraldama, siis number 11 Randel Eerik võib õige pea omal suurepärase positsiooni kätte saada täitsa kingitusena ilma midagi muud tegemata kui lihtsalt seirates esikolmikut. Aga nüüd jälle küür selga, pilk selgeks pähe ja mitte puutuda siin kaitsepiirded, et mitte kiirust kaotada. Ja number 17 on jätkuvalt liider, siis 8, 9, 11. Edasi 3. Nii et esimene Karel-Oskar Oja, siis tuleb Georg Martin Tintse, edasi Dominik Sinkevitšus. Sinkevitš, US on siin liigselt lisatud veel ja Randel Eerik on 4. positsioonil. Edasi Alex Ivanov, Rainer Talvar, Edvin Toome, Artur Kaal, Karel Padar. Nii et esikolmikust on saanud nüüd viisik. See omavaheline pusklemine on viinud siis selleni, et tempo on langenud ja teised tulevad tagant peale või on teiste tagumiste kiirus suurem. Kõige paremat aega siiamaani on näidanud number 3. Alex Ivanov 33,32 sekundit, tema kiirem ring. Aga Alex Ivanov sõidab praegu siis 5. positsioonil, number 3. Ongi selle liidrite grupi saba ots. Ja nüüd esikolmik väikse õhuvahe just jälle sisse saanud ja number 9 on siin praegu Dominik Sinkevitš. On natukene maha jäänud esitandemist ja 17 Oja, siis Tintse. Tintse on väga tihedalt praegu Oja sabas ja nüüd sealt stardisirge lõpus tagasi pöördes ei lähe siiski ründama. Proovib nüüd kõrvale saada, aga jääb väliskurvi, see ei anna talle mitte mingisugust eelist. Otse vastupidi. Oja sai ilusasti kinni katta praegu trajektoori ja nüüd seal tagalpool, kas käib kohtade vahetamine. 2 võistlejat omavahel seal heitlevad ja tahaks küll näha, kellega tegemist on õige. Ai, nüüd siin põrkasid kokku liidrid ja kohe sai Sinkevitšus lähemale. Ja kas siin 2 ja 7 heitlevad omavahel? Tundub mulle niimoodi ja kohtade vahetus on siin toimunud. Liider jätkuvalt Oja, siis Tintse, siis Sinkevitš, edasi 4. on Ivanov, 5. number 6 Rainer Talvar, edasi number 2 Artur Kaal, number 7 Edvin Toome, siis number 10 Karel Padar ja 11 Randel Eerik. Et Randel Eerik on pidanud palju järgi andma, varem ta oli märgatavalt kõrgemal positsioonil. Ja liidrite kolmik on eest ära läinud ja number 3 on meil siin 4. kohal. Tema selja taga kohe number 6 Rainer Talvar, siis number 2 Artur Kaal. Ja kiirem ring paistab niimoodi, et antud hetkel kuulub numbrile 8 Georg Martin Tintsele. 32,98 sekundit on ta suutnud näidata parimal ringil, mis oli 4. ring. Praegu on 7. ring on käimas 10-minutilisest finaalsõidust. Jätkuvalt on Karel-Oskar Oja, number 17 liider. Siis tuleb number 8 Georg Martin Tintse, siin jälle tagasi pööre. Ja number 9 on lähenenud Tintsele, Dominik Sinkevitš on 3. positsioonil, siis tuleb tükk tühja maad ja nende taga on siis number 3 Alex Ivanov, number 6 Rainer Talvar, siis edasi number 2 Artur Kaal, 7 Edvin Toome, 10 Karel Padar ja 11 Randel Eerik.
ning kiirem ring jätkuvalt kuulub siis number 8 Georg Martin Tintsele, kes antud hetkel on teisel positsioonil. Kord saab ta lähemale liidrile, kord jääb jälle, pudeneb maha. Liider number 17 vaatab hetkeks tagasi. Karel-Oskar Oja, kaugel konkurentid on. Pool ajaliselt on võistlusest möödas, teine pool on nüüd alanud ja esikolmik on teistel pikalt eest ära läinud, peaaegu 4 sekundi jagu. Ja siis seal tagapool selliseid selgeid võitluspaare praegu ei paista. Viimasena sõidab number 11 Randel Erik. Ja nüüd paistab, et number 17 Karel-Oskar Oja on saanud natukene rohkem hingamisruumi. Georg Martin Tintse ei ole nii tihedalt enam tema kannul, et suhteliselt võrdsete vahedega see esikolmik oma üksteise suhtes on, aga nüüd jällegi pean sõnu sööma, Georg Martin Tintse number 8 on uuesti justkui natukene tagasi seda vahemaad võtmas, püüab kinni praegu Karel-Oskar Oja. Number 17 peab keskenduma praegu sõidule, vähem vaatama ringi, pea ei tohi käia nagu lakvaator, see halvendab keskendumist ja võib hoopiski tempo raugeda sellega seoses ja sõidurütm kaotsi minna. Jälle vaatab tagasi liider Oja ja on tihedalt kannul number 8 Tintse, siis Sinkevitš, siis pikk vahe, ligi 6 sekundit juba. Number 3 Alex Ivanov on 4, 5 number 6 Rainer Talvar, 6 number 9 siis Artur Kaal on siiski number 2, et üks on transponderi number ja teine on sõitja tegelik number, et see natukene siin ajavõtu monitoril tekitab segadust minus. Aga esikolmik jätkuvalt omas tempos. Vahe oli siin alla 5 sekundi, nüüd on juba üle 6 sekundi järgnevatega. Ja Alex Ivanovi taga hakkab selline rong moodustuma nüüd. Ivanov on veduriks, vaguniteks taga Rainer Talvar, Artur Kaal ja Edwin Toome. 7 minutit on sõidetud, 3 minutit jääb veel võistlejatel läbida finaalsõidus. Ja nüüd on jälle väga hästi saanud sappa Georg Martin Tintse Karel-Oskar Ojale. Ja paistab, et esituo tempost natukene pudeneb siin Dominik Sinkevitš. Ja kiirema ringi on oma nimele võtnud siis Dominik Sinkevitš. 32,89 sekundit tema parim ring. Karel-Oskar Oja number 17 on näidanud aega 32,93 ja kolmas aeg praegu paremuselt kuulub Georg Martin Tintsele, aga see ei loe mitte midagi. Tähtis on see, millise positsiooni hõivab keegi, kui finišilipu alt läbi sõidetakse. Ja nüüd jälle, hoog raugeb siin 17. hästi, sai praegu Tintse talle sappa, aga löögipositsioonile veel ei saa. Nüüd, kui siin stardi-finiši sirgele tullakse, siis kiirenduse peal paistab, et Oja läheb natukene nagu eest ära. Ja nüüd siin taga käib kohtade pärast heitlus numbri 7 ja 2 vahel. Edwin Toome ja Artur Kaal võitlevad seal koha eest päikese all. Rainer Talvar on nende ees, number 6. Ja nüüd on number 17 saanud uuesti õhuvahe ja 2 viimast minutit on käimas praegu. 2 viimast minutit on käimas, liider jätkuvalt Karel-Oskar Oja number 17, tema taga kohe number 8 Georg Martin Tintse, siis 18 Dominik Sinkevitš, siis tuleb number 3 Alex Ivanov, Ivanovi taga number 6 Rainer Talvar ja nüüd Talvari selja taga käib äge andmine, kas siin tagasi pöördes läheb möödasõiduks, ei lähe. Talvari taga on siis Edwin Toome number 7 ja number 2 Artur Kaal. Kaalu selja taga juba tükk-tühja maad, siis Karel Padar number 10 ja Padarist jääb omakorda kuskil 7 sekundit maha Randel Erik. Liidrite osas kõik muutusteta, Karel-Oskar Oja läheb ka viimastele ringidele esimesena ja paistab niimoodi, et number 7 Edwin Toome hakkab lähenema Rainer Talvarile siin viimasel ringil. Finišilipp lehvib ja finišisse kes jõuab esimesena number 17. Karel-Oskar Oja on võitja, teine Georg Martin Tintse, 3. Dominik Sinkevitš. Ja neljandana ületab finišijoone number 3 Alex Ivanov, 5. number 6 Rainer Talvar, 6. number 7 Edwin Toome, 7. number 2 Artur Kaal, 8. number 10 Karel Padar ja 9. number 11 Randel Erik. Toetavad Auto24, Neste, Citroen, Laitse Rallipark ja HRX. Meediapartnerid Autoleht, Topgear ja Tehnikamaailm. Kaasa teevad Maanteeamet, Politsei ja Lastekaitseliit. Auto24 talendid rajale.
siit saab alguse sinu autospordi karjäär.